mind huvitab väga ja ma arvan, et Eesti rahvast täpselt sama palju, kuidas tuleb tõlgendada konstruktsiooni isik, väide. No, teame näiteks, et Helsingin Sanomates kasutatakse ka pealkirjades küllalt laialdaselt sellist konstruktsiooni, kus on isiku nimi, ja siis mingi väide. Aga Helsingin Sanomates ei juhtu kunagi seda, et see väide erineks sisuliselt isiku poolt öeldust. Meil jälle, mulle Õhtuleht väitis, et sel isikul ei pruugi selle väitega seal järel suurt midagi pistmist olla, et see ei ole tsitaat ega ole ka tähenduses, et isik ütles, vaid et see on kas ajakirjaniku või ajakirjandusväljaande väärtushinnang. No, mina olen ülikoolis õppinud pisut teaduse metodoloogia kursuse raames ka tööd allikatega, viitamist, tsiteerimise reegleid ja see Õhtulehe väide minule õpetatuga sugugi kokku ei sobi. Ma nüüd tahan teada, kas mind õpetati valesti või on mul õigus. Eesti rahval on ka hea teada, mida ikkagi seal taga olev väide peaks tähendama. Kas seal on mingisugune seos isikuga, kes seisab ees, või sel isikul pole selle väitega mitte mingit pistmist. Et see lahend minu meelest võiks anda inimestele hea võtme ajakirjanduse mõistmiseks.